Minä ruotsin kyllä liian oli tykkiä terve. Teine kord annan, nyt teine kord annan. Teie saitte mainoksen kiittää ise omalla Mare. No näin. Kätte nyt saa, teage, et kõrval elab. Kuskil siin samas, jah. Palju see juppeli. Mina pole nii kaugele jõudnud. No, nüüd sa jõuad. Ei ole näinud. Nii hullusti päris ei ole, aga kindlasti on ma Janet ei saanud tulla saadikul. Kes see siin on? Ja see proua Hel. Mina olen, jah. Ma kirjutasin kutse seal nime peal. Toredad sünnipäeva teile. Ja ärge kuhugile katuke, meil on üleval üks piir. No, ilus kõik omasakesed taas. Jaa, tore. Said ka Tunne ära. ja kõige head sinna ja see oli tõesti väga mõnus, et oli nii hästi läks. Tartu Ülikooli laulis. Mõnel teisel hetkel ka. Ja Tartu Ülikool luules. Nii, ja oli. Sõprade soetas. Kallid külalised, mul on suur rõõm ja au teid kõiki Rahvusraamatukogu nimel siin täna tervitada ja mul on väga hea meel, et te olete siia pidulikule avamisele kogunenud. Täna avame siin peanäituse saalis Maret Olveti suure graafikanäituse Muutumised ajas. Rahvusraamatukogu võib tõdeda, et on samuti saanud osa nendest muutumistest või olnud natukenegi mingil määral nende tunnistajaks, sest et oleme ka varasemalt siin Maret Olveti isikunäitusi eksponeerinud ja Rahvusraamatukogu teeb seda alati väga hea meelega. Ja ei saa mainimata jätta, et Maret Olvet on täiendanud ka sel aastal märkimisväärselt Rahvusraamatukogu kunstikogu, nii et peale selle näituse täna siin on Maret Olveti tööd ka avalikes ruumides Rahvusraamatukogus. Ma soovin terve Rahvusraamatukogu nimel Maret Olvetit õnnitleda juubeli puhul, soovida edu ja kõike paremat ja peadirektori tervitustega annan üle siis väikese kinke Rahvusraamatukogu poolt. Palju õnne! Mina sooviksin ka õnnitleda Rahvusraamatukogu. Mul on alati hea meel siia tulla ja alati on need näitused toimunud ja ka suurtel näitustel olen esinenud ja oma näitusi teinud siin 97. 2009. ja see on siis nüüd 3. isiknäitus Rahvusraamatukogus. Ja ma tahaksin õnnitleda Janne Andresoort, kes nii lahkelt mind kutsus ja kohe mulle leidis kõige parema, minule meeldivama aja selleks näituseks. Ja Ave Tölki, kes minuga kohe lepingu sõlmis ja mitte mingit vastuseisu ei avaldanud. Ja Lea Heinak, kes kohe hakkas kureerima mu näitust ja Vapu Tuurlavit, kes kohe kataloogile teksti kirjutas ja siin oli nii palju ja kataloogi tegijaid tänan, kes olid näiteks
Marju Allik, kes oli koostamisel ja siis Margit Blink, kes need udused, roosas udust klišeed vormis ilusti kataloogi jaoks. Ja oma kallis tütart Merikest, kes siin sebis ka minuga koos nii kangesti. Ja tänan kõiki külalisi, kes on tulnud, et ma olen väga rõõmus, et kõik mõtlevad veel, et veel tegutseb, et tulevad ja toetavad. Ma tänan tõesti kõiki. Aitäh! Maret Tolvert on graafik, kes minu jaoks on eelkõige abstraktsionist, kuigi ta on tegelikult oma elu varasematel aastatel ta tegi tarbegraafikat, ta on ka teinud niisugust muud graafikat, aga 90. aastate algusest muutus tema graafika abstraktseks ja minu arvates on see nagu kõige parem osa tema loomingust. 90. aastate alguses seeriaga Võrsed võib lausa jälgida kujundlikult, kuidas realistlik motiiv kunstniku loomingus järgult läheb üle abstraktseeritud motiiviks. Ja seda Mareti abstraktsionism iseloomustab tugev sisemine pingestatus, tähendab, kas on vorm väga tasakaalustatud, aga selle kõrval on värv äärmiselt jõuline ja tugev või siis vastupidi, kui on värvid murtumad, siis just see kujund ise on väga-väga selline pingestatud, ma ei oskagi paremat sõna öelda. Ma tahakski natukene just avada seda, kuidas ka abstraktne kunstnik tegelikult ikkagi väljendab oma mingisugust tunnete skaalat või mingeid emotsioone. Minu arvates Mareti loomingust tuleb see väga hästi esile. Tema looming on midagi küllaltki paljudest sotsiaalsetest või mingisugustest avaliku arutluse all olevatest teemadest inspireeritud olnud ja Maret ise on ka seda tunnistanud, et selle näideteks võiks sellised graafilised lehed olla nagu Bilbao, siis seeria Katedraal, terve seeria graafiliste lehtede seeria, siis muuseum, kui seda lehte muuseum natuke vaadata, kuigi on täiesti abstraktne pilt, ikkagi saab kohe natukene analüüsida, on näha, et see on inspireeritud meie põhjanaabrite kiasma arhitektuursetest vormidest. Ja selline traagiline sündmus, millest on nüüd juba palju aega möödas, nagu Estonia hukk ju inspireeris Maret Tolvertit looma sellise meeldejääva kujundi vähemalt 2 graafilises lehes, Must Rist ja logiraamat. Aga minu arvates on seotud sellega siiski ka veel üks tema leht Suur pilv, mis võib-olla kui mitte nii otseselt ja mitte nii nukralt, aga pigem laiemas mõttes nagu jäädvustab selle mõtte, et lihtsalt meist eestlastest kui mereriigi elanikest, kes paratamatult oleme seotud selle suure veega, mis meie maad ümbritseb nii põhjast kui läänest. Ja muidugi veel on selliseid töid nagu Kinnisasi, Vallasasi, need on kõik kuidagi seotud mingisuguse avaliku temaatikaga, mis on ilmselt kunstnikku mõjutanud. Ja selles mõttes väga hea näide selle kohta, et täiesti traditsiooniline kunst võib olla vägagi teravalt sotsiaalne samal ajal. Siis samas kõrval teine osa Maret Tolverti loomingust on tegelikult kõige rangemate põhimõtete järgi selline abstraktne, konstruktivistlik, kus on geomeetrilised kujud puhaste silma segamata värvides, on vastandatud siis üksteisele või organiseeritud selliseks küllaltki rangeks geomeetriliseks kompositsiooniks. Sellised tööd seal on näiteks Vene kuraator, ipso facto, spetsialist, sellised tööd. Ja selle kõrval oli
minule näiteks suureks üllatuseks, kui mingisugune ilmselt mingi 5-6 aastat tagasi Maret Tolvet langes ja hakkas tegema hoopis teise äärmusse ja tegema vägagi lüürilisi töid, mis olid sealjuures ka abstraktsed, aga ka pealkirja kaudu oli viide mingisugusele sellisele, ütleme helgele lüürilisele emotsioonile, sellised tööd nagu kevad, suvi, sügis, ta kasutab seal just vastupidi murtud värve, mitte puhtaid värve ja sellist lüürilisemat vormi käsitlust võib näha. Ja selle kõige niisuguseks krooniks oli siis lilledest inspireeritud seeria nagu Moonid, Liilia, Tõlvik, sellised tööd. Ja mulle tundubki, et selline teatud mõttes, kas eks iga kunstniku looming on ju dialoog erinevate suundade vahel sisemiselt, väljendab sellist otsingut kord ühes, kord teises suunas liikumist ja Maret Tolveti puhul võib-olla ongi siis selline kujunenud see dialoog, ütleme sellise rangema geomeetrilise suuna ja sellele vastandliku sellise lüürilisema suuna vahel, et tihtipeale tundub, et ta alustab mingisugusest motiivist, siis ta, kui jälgida neid töid järjest, siis ta hakkab seda abstraheerima, üldistama, jõuab teatud absoluudini mõnes mõttes võiks öelda välja, siis langeb tagasi algusse, tuleb jälle motiivi juurde ja hakkab jälle liikuma. Et see on muidugi, siin on seesama üks kunsti põhiküsimusi, sest iga kunstnik ju lahendab tegelikult oma loomingus ikkagi mingit põhimõttelist ideed või temaatikat, et kuhu tõmmata see piir siis sellise motiivi enda ja tema peegelduse vahele. Et seda sellisel viisil ma väljendaks oma nägemust Maret Tolveti loomingust. Aitäh ilusa näituse eest! Aitäh! Ja. Kallid külalised, täna on siis õige päev, 85. sünnipäev, 60 aastat kunstniku teed. Kui Maret Tolvetile peale vaadata, siis nagu ei usukski. Ja 60 aastat küll, aga see näitus siin on keskendunud viimasele 20 aastale ja sellest hoovab niisugust dünaamilisust ja energiat. Ja üllatavalt palju on ka tänavust aastanumbrit kandvaid töid. Üks kannab nime Tulevikusammas. Nii et ma loodan, et see sümboliseerib seda, et ees on veel aastaid kõva loometööd. Nii et ma õnnitlen ja on veel Kaduvik ja Valdur ka. Kaduvik, mitte üksi Tulevikusammas. Austatud kolleeg Maret Tolvet. Mina hakkasin teie loomingut märkama kusagil, ma arvan, 3. klassi koolipoisina, kui Eesti graafika jõudis minu maailmapilti, seal oli palju Põllu ja Ive Tolli ja kindlasti ka Maret Tolvet, et kunstiteadlased ja kunstialal uurijad oskavad seda peenemat analüüsi anda, aga tahaksin kunstnikuna öelda, et teie looming, ma usun, ei ole ainult minu jaoks, vaid ikka paljude teiste jaoks inspireeriv, et me ei otsi ju keegi tegelikult oma ideid ja innustust nüüd ainult sellest ümbritsevast elust ja ruumist, vaid ka teiste loomingust. Ja ehkki see üks väga tagasihoidlik näitus ja see toimus ka mitte päriselt, vaid internetis, oli mu mõne hea aasta eest suur rõõm teha teiega koostööd ja vaadata teie töid ja neid reastada ja rivistada. Ja mul läks väga hinge, kui te Matissiga võrdlesite mind. Ma näitasin seda artiklit pälastistel. Et see, kui katsuda seda ühe lausega öelda, et võib-olla see on just see peaküsimus, kuidas olla ühteaegu võrn ja tundlik ja samas olla väga
väga resoluutne ja suuta oma mõtteid siis kehtestada kunsti kaudu. Aga ma sooviks lõpetuseks soovida nende kolleegide ja Kunstnike Liidu liikmete nimel, kes parasjagu ei ole täna siin, teile ka palju õnne ja suur tänu. Mul on au raamatukogu nimel kuulutada näitus avatuks ja veel kord palju õnne ja aitäh teile, ilusaid elamisi!